Tšau, mina olen Laura, ma olen laulja ning enda kohta võiksin ma küll öelda, et mulle meeldivad igast maitsvad viljad, kasvagu need siis puu otsas või mulla sees. Tere, mina olen Katri, olen Rimi toitumisnõustaja ja võin öelda, et tean nii mõndagi erinevatest köögiviljadest. Just, ja täna ongi meil plaanis tutvuda põnevamate köögiviljadega ning nende kohta ka veidi rohkem teada saada. No, mina olen küll igal juhul väga põnevil. Just nii, hakkame pihta. Let's go! Kõigepealt on meil selline huvitav pirni moodi vili. Mis on avokaado? Õige, Laura. Yes. Kas sa teadsid, et avokaado sisaldab üle 20 erineva toitaine? Ei, ma seda tõesti ei teadnud, aga ma teadsin seda, et avokaado on super toitev ja ka väga maitsev. Näiteks mulle meeldib avokaadot süüa nii, et ma teen hommikuks endale röstsaia, siis piilutan sinna niimoodi avokaadot peale, siis panen natukene soola ja vola, ongi võileib valmis. See on väga maitsev ja tervislik vahepala. Aga mida head see avokaado meile ikkagi teeb, et miks me peaks avokaadot sööma? Avokaado sisaldab palju erinevaid rasvhappeid ja näiteks kaaliumit, mis on väga oluline meie südamele. Samuti on avokaado hea meie näonahale. Väga lahe. Aga tead, mul tekkis hoopis küsimus, mis asi see imepulber siin on? Kas see on niisugune võlupulber, et kui ma puun, siis kõik mu soovid lähevad täide? See on püha pulber ja see on pärit Aasiast. Soo, ja kuidas seda Eestis kutsutakse? Kurkumiks. Kurkum, ja miks see meile vajalik on? Teadlased ütlevad, et see on hea meie immuunsussüsteemile, sest et on põletikuvastane. Ja kuhu ma siis, kuidas seda kasutada saaks? Kas näiteks smuutid ja sisse võiksin panna seda kurkumipulbrit? Jaa, eriti kui teed kookospiimaga smuutisid. Väga äge, no nüüdsest peale hakkan ka mina oma smuutide sisse panema seda sama kurkumi. Aga ära siis pane tervet teelusikatäit, vaid ainult veerand. Olgu, selle ma jätan ka meelde. Ossa, seda päikeseratast mina tean, see on kreip. On mul õigus, et kreip sisaldab A-vitamiini? Sul on õigus, Laura. A-vitamiin on meie organismile väga kasulik. See aitab tugevdada meie immuunsussüsteemi ja on väga hea meie silmadele, aga ka on väga hea nahale. Ja lisaks ta lõhnab ka väga hästi juba eemalt niimoodi, kui võtad selle kreibisse, tunned seda mõnusat kreibi lõhna. Väga maitsev. Jaa, kreip on natuke hapukam kui apelsin, aga mitte nii hapu kui sidrun. Selge. Kuule, aga rääkides teravast silmanägemisest, siis ma ütleks, et ma näen üsna teravalt, et siin on tegemist lehtkapsaga. Näeme päris sarnased välja, ma ütleks, aga mis see lehtkapsas meile head teeb? Lehtkapsas sisaldab palju taimset valku. Ja valku on meil vaja milleks, Laura? Selleks, et me jõuaksime teha trenni ja kasvatada lihaseid. Jaa, valku on meie kehal vaja üle 1000 erineva protsessi. Selge. Muide, minu poolt ka üks fun fact selle lehtkapsa kohta. Kui te jätate ta liiga kauaks külmkappi või näiteks laua peale seisma, siis hakkab ta päris hullusti haisema. Nii et kui teil on kodus lehtkapsas, siis sööge ta kohe ära. Ma ei tea, kas seda võib näiteks smuuti sisse ka panna? Muidugi võib smuuti sisse panna, aga eriti maitsev on sellest krõpse teha, tulevad väga tervislikud ja mõnusad krõpsud. No nüüd ma sain küll palju põnevaid nippesid endaga kaasa võtta ja lähen proovin need kõik järgi. Aitäh sulle!